et peale asjaosalise enda ei ole ju ühtegi hukkunut ega haavatud. Saate ikkagi täpsustada, et kus koha peal ta puhuda ennast siis barrikadeeris? Ta ei olnud ju fuajeeris. Ei, aga see on detailid, mida kindlasti menetluse käigus täpsustatakse sellepärast, et täna siin keegi meie laua taga ei olnud seal sündmuskohal ja ülekuulamised esmased alles käivad. Sest te ütlesite, et ta ei pääsenud tööruumidesse. Mida te mõtlesite seda? Kaitseministeeriumi ametnike tööruume. Kas pantvangid olid siiski või ei olnud? Kust te selle informatsiooni saite? Seal koha peal. Ei. Ei olnud üldse pantvange? Ei. Mis jutus selle valvemeeskonnale, et kas nemad siis jooksid minema või? Valvemeeskond tegi oma rutiinseid ülesandeid ja täitis oma rutiinseid ülesandeid ja ta viibis selle mehega ühes ruumis mingisuguse perioodi, aga seda kindlasti ei saa kvalifitseerida pantvangi võtmisena. Kui pantvangi ei olnud ja te hindate politsei erijuste tööd väga heaks, siis tekib paratamatult küsimus, et miks läks nii kaua aega, et see sündmus oma lahenduseni lõpuks jõudis. Ja võib-olla täpsustate, kui kaua täpselt aega läks sellest hetkest peale, kui oli teada, et rünnatakse Kaitseministeeriumit kuni selle hetkeni, et see ründaja on surnud. Siin ma nagu selgitan.